Kui ma näen natuke unine välja, siis see on sellepärast, et ma olengi unine. Täna me tegime jälle seda, et me ärkasime kell 5 üles, et saaks enne tööpäeva trennis käia. Kuigi minul on puhkus, siis ma mõtlesin, et ma ei suuda üksinda pärast sinna trenni minna ka. Ja kuna me eelmine nädal kuidagi, ma käisin küll kolmapäeval trennis, aga ülejäänud aja ma kuidagi võtsin väga rahulikult. Siis oli aeg lihtsalt see trennipäev ära teha ja tegime siis üks mõnusa trenni hommiku, aga kuna ma ei saanud magama jääda ja üldse uni oli kuidagi kehv, siis ega see nagu kõige parem mõte ei olnud, et ma siin vabal päeval niimoodi üles ärkan, et ma ei ole korralikult maganud, aga ma ei saa midagi teha, mulle meeldivad varased hommikud, mulle meeldib see tunne, et nagu sina oled üleval ja nagu terve nagu maailm alles ärkab, et kuidagi mulle meeldib see tunne, isegi kui ma olen väsinud. Ja ma tegin päris pikalt trenni, Marko läks juba vahepeal ära tööle, sest mul oli lihtsalt palju harjutusi. 6.01 jõudsime trenni ja põhimõtteliselt peale 7 ikkagi hakkas juba rahvast olema, et see enne tööd käimine ei ole üldse ebatavaline. Aga jah, 1,5 tundi tegin kokku, nii et korralik hommik ja ma sõin küll hommikul mingit tomatisaia ja kohukest ja peale trenni sõin banaani, aga mul on kõht nii tühi ja ma mõtlesin, ma ei suuda isegi pesema minna, sest mul ei ole praegu energiat, nii et siin on mu tšempionite hommikusöök, aga ma panin siia seda šokolaaditükkidega kodujuustu, siis külmutatud kirsse ja kamapalle, et ma vaatan kohe, mis mu äpp ütleb selle peale. Ja ma ostsin tegelikult sealt trennist ühe proteiinivahvli kaasa, sellepärast, et ma lihtsalt tundsin, et üks soekohv ja siuke mõnus amps tundus nii hea ja lihtsalt ma tean, et mul on selle valgu söömisega lihtsalt natuke probleeme ja mul vahepeal pean natukene abiväge kasutama selles suhtes. Õnneks siin on ka päris palju valku. Igatahes tere tulemast ja alustame ühte mõnusat puhkusepäeva. Ma söön ära, siis üritan pesamas ära käia ja siis ma räägin teiega edasi. Pesus on käidud ja juuksed on korda tehtud. Ma tegelikult arvan, et ma panen kohe juuksed klambriga kinni, kuigi ma tegin ilusti lokid või tegin oma selle Sharkiga nagu ikka. Aga mul on plaanis koristama hakata ja ma olen tegelikult väga kaua oodanud, et teha selline suur koristuspäev ja see oli üks mu puhkuse soove ka kindlasti. Aga ma ei tea, kuidas kell on järsku ikka mingi 12 kohe. Ma ärkasin kell 5. Nagu reaalselt mul on selline tunne, et ma võiks nii vabalt sellist elu elada. Ei ole nagu kordagi igav hakanud. Mul on kogu aeg nii palju asju teha. Ja lihtsalt, ma ei tea, ma nii väga naudin sükest kulgemist. Ja selles suhtes on see puhkus olnud väga hea meeldetuletus ise endale, et nagu sellist elu püüelda. Ma ei tea, kas see nagu kõlab õigesti, aga jah, et nagu ma tean, et see on ainult 2 nädalat, et kindlasti see on täiesti teistmoodi, kui sa oledki kodune ja nagu sul ei ole seda täiskohaga tööd. Et praegu mul on nagu see, et ma tean, et ma lähen sinna tagasi, et siis need 2 nädalat on nagu siuke, ma ei tea, nagu kõige parem aeg. Aga ikkagi ma tunnen, et mulle nii hästi sobiks selline elu ja someday. Aga täna hakkame koristama ja ma isegi ei tea, kust otsast alustada. Me ei ole päris ammu teinud siukest suurt koristust. Tegelikult see oli mõned nädalad tagasi, aga mul endal siuke tunne, et näiteks diivanid ja kõik need asjad üle käia selle tolmuimejaga, et teha on palju ja
sellele ma tänase päeva pühendangi, nagu ma nii soovin, et vihma sajaks, oleks sihuke jahe ja siis ma naudiks seda veel eriti ja ma ei tea, mis nagu nõme seadus on, et siis kui ma olen kodus, ma tahan neid vihmaseid ilmasid, ma tahangi sihukest mõnusat hubast olemist, siis ei tule seda vihma, kogu aeg paistab päike, suvi kestab veel, mis on nagu iseenesest tore. Aga vahepeal oleks nii mõnus lihtsalt, kui sul on need vabad päevad ja siis sa saad mõnusasti kodus olla ja vihma sajab, see oleks kõige parem praegu. Ja siis on nädalavahetus ja siis näitab jälle vihma, nii et I don't like it. Aga on aeg püsti hüpata ja ma panen lihtsalt mingi playlisti käima. Ma ei tea, palju ma teeksin selle koristamise jooksul räägin, ilmselt väga mitte, sest kui ma koristan, siis ma ikkagi keskendun sellele. Nii et jah, ma arvan, et ma alustan võib-olla sellest, et paneme pesumasina käima, nõudeka käima ja siis mõtleme edasi. Kell on nüüd 2 saanud ja ma teen oma lõuna ära. Mul on täielik girl dinner, lõuna, girl lunch, mida iganes. Aga kuna ma just hakkasin kööki koristama, siis ma ei tahtnud hakata mingit suurt asja kokkama siin. Ja lihtsalt ma tahan selle lõuna kiiresti ära teha, midagi süüa ja jätkata oma koristamisega. Aga ma tegin endale ühe grillvõiku. Ja siis kreeka jogurt proteiinipulbriga ja jälle ma panin neid külmutatud kirsse, ma ei tea, mul on mingi obsession praegu ja see proteiinipulber on mul ka nagu šokolaadi maitsega ja minu meelest see šokolaadi kirss on lihtsalt nii hea kombo ja noh, see on siuke korralik lõuna tegelikult, et mul on mingi üle 600 kilokaloori. Kõige raskem on minu meelest muidugi nagu rasvadega, sest nii paljud asjad on nii rasvased, isegi kui sa arvad, et see asi ei ole rasvane, siis ta on rasvane. Aga samas nagu, ma ei tea, ma ei taha kõiki asju nagu selles mõttes ainult jälgida seda, et kõik oleks mingi low fat asjad, see mulle ka ei meeldi. Nii et lihtsalt üritame jälgida, et see päevane rasvade asi ei tuleks liiga palju. Siin õnneks ei ole, aga lihtsalt nagu mida rohkem ma panen neid toite kirja ja nagu jälgin neid toite ja asju, mida poest ostan, siis jah, see on kõige raskem. Aga käsi on juba surnud. Ma vaatan siin natukene oma sarja nii kaua, kui ma söön. Aga juba see puhaste riiete lõhn ja nende puhastusainete lõhn on minu meelest nii mõnus. Kui see on mingi mega ilus ilm ja ma lihtsalt koristan siin toas, aga ma ise tahtsin seda. Ja jah, ma vaatan praegu Netflixis sihukest sarja nagu The World of Guinness või ma ei mäleta täpselt, mis selle nimi oli, aga põhimõtteliselt sellest, kuidas see Guinnessi õlle mitte alguses sai, siis see on juba sellel hetkel alanud, kui see sari nagu sellest hetkest, kui see sari pihta hakkab. Aga mulle meeldivad sellised natuke ajaloolised, mis on nagu natukene tõsielu ja samas on nagu hästi filmitud. See on väga lühike sari, aga täiesti piisab selleks puhkuseks, sest ma tavaliselt ei vaata üksinda väga sarju, et me õhtuti pigem vaatame koos ja mul ei olegi muidu väga sihukest mingit sarjade vaatamise aega, et siis vahepeal jah, kui ma olen niimoodi üksi kodus, siis lõunaaeg vaatan, nii et puhke hetk sellest suurest koristamisest.
kell on 5:30 õhtul. Nii et peaaegu ikkagi terve päev selle koristamise peale. Aga muidugi on nüüd väga hea olla, kõik on nii ilus ja puhas. Ainuke asi, mida ma ei teinud, mida ma jätsin robotile, on põrandate pesemine. Aga ma isegi ei tea, kas me paneme selle täna käima, sest ma mõtlesin, et ma jõuan palju varem kõik asjad tehtud ja ma tahtsingi, et see põrandate asi jääb viimaseks. Aga nüüd on juba õhtu käes, et ma on veits tüütu, kui see siin õhtul hakkab jändama. Ei taha, et hakkaks täna siin seda zen vibe'i rikkuma. Aga ma olen üsna väsinud. Mul on mingi 8000 sammu selle päeva peale. Ehk siis jah, korralik jalgade surmamine, ma lihtsalt koristamine, sest ma ei tea, mul alati hakkavad jalad valutama. Ma olen juba nii vana, aga peaks uurima Marko käest, millal ta koju jõuab. Sest ma isegi ei jõudnud nagu söögi peale mitte midagi mõelda, sest jällegi ma mõtlesin, et ma teen koristamise ära, siis rahulikult mõtlen järgmiste asjade peale, aga läks kauem aega, kui ma arvasin. Ja üks asi, mida ma ei saanud, millega ma hakkama ei saanud, on see, et ma tahtsin ahjust võtta ära selle klaasi ja ma isegi vaatasin juhendit, nagu võtsin kõik asjad välja ja ma lihtsalt ei saanud aru, kuidas see siit välja käib. Nii et seda teen kunagi teine kord, aga ma tegin kõik ahju sees puhtaks, mikroga, selle kubu aluse, ma ei tea, mis iganes siin sees on. Nagu reaalselt kõik siuksed pisidetailid ka, mida tavaliselt koristamise juures ei jõua teha. Et sellepärast mul läkski terve päev. Aga ma olen ära teeninud. Ma ei tea, ma tahaks öelda midagi küll, ma juua, aga mul ei ole midagi. Tegelikult peaks poodi minema, sest kassil pole süüa. Aga ma lihtsalt vajan praegu hetkeks pausi. Teen akna lahti õues on, mis on mega soe. Ma tulen poodi, sest Markol läheb veel aega. Ma ei viitsi üldse praegu poodi minna. Ma ei tea, mida sealt osta ja ma ei viitsi lihtsalt mitte midagi mõelda. Ja mul tuli meelde, et ma tulin valasse poodi praegu, sest siin ei ole Betsitit. Okei, ma lähen sellesse teise loomapoodi. See tuletab mulle meelde, et üks asi, mida ma tahtsin puhkuse ajal teha, on välja mõelda mingid toiduplaanid ja nagu tellida süüa, et ei peaks kogu aeg poes käima. Pole selleni ikka veel jõudnud nagu näha. Nii et äkki ma jõuan järgmise paari päevaga nii kaugele. Sest see poes käimine on nii tüütu. Nii tüütu. Teisipäeva on uus päev. Ma pean vist endale uue kohvi tegema. See on liiga külm. Igatahes. Kell on 12 saanud, ma ei ole täna hommikul midagi vloginud. Tegin vahelduseks TikToki vlogi. Nii et jah, midagi ma oma päris vlogi jaoks ei filminud. Aga vaadake, kui ilusad lilled. Käisin siis hommikul nagu ikka vanalinnas trennis Mari-Liisiga. Väga positiivne trenn oli, ma ei tea, kuidagi. Ma nüüd eelmine nädal üldse ei jooksnud, siis mu säärad on kuidagi rahulikud ja kõik see kanna asi on ka nii nagu minimaalne. Et praegu ma tundsin, et mul on jõudu, mul on tahet ja kõik oli kuidagi väga tore. Ja siis ma mõtlesin, et nagu ma iga kolmapäev käin sellest suurest lilleturust ju mööda ja üldse nii ilus ilm oli, et nagu ma korra mõtlesin, kas ma lihtsalt lähen jalutama vanalinnas. Ma ei raatsinud nagu seda aega kulutada, sest tegelikult mul oli kõht tühi ja siis ma mõtlesingi, et ostan siis endale ühed toredad lilled ja siis käisin Macist, võtsin McCafe'st makrooni. Et väike selline treat peale trenni ja siis tulingi linnast koju, aga kuna ma tankisin ja käisin ka poes
ja viisin oma Vintendi pakki ära, siis natuke läks ikka aega. Siis ma siin kodus sõin ja istusime kassiga terrassi peal. Ja ma ei tea, nüüd on järsku igatahes kell 12. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan tegema oma scrapbooki, sest ma ei julge siinpool maja mitte kunagi vlogida, kui aken on lahti, sest ma kunagi ei tea, kas keegi on kuskil. Ja siis see on lihtsalt nii awkward. Igatahes. Kes on olnud siin sellest hetkest saadik, kui ma kunagi, ma ei mäleta, kas oli eelmine aasta, ma arvan, et see oli, äkki see oli üle-eelmise aasta lõpus, kui ma hakkasin scrapbooki tegema. Ja siis ma mingi vahe nagu tegin seda, tegelikult mul reaalselt on vist mingi 3 lehte kokku tehtud. Aga jah, suht kiiresti vajus see nagu hobi ära, sellepärast et see lihtsalt võttis nagu aega. Ja ma ei tea, ma olen nii väga seda igatsenud. Ma reaalselt ei ole isegi oma eelmise aasta reiside ja asju pannud siia scrapbooki. Aga on puhkus ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt tahan nii väga seda teha. Ja see on minu jaoks selline täielik zen tegevus. Ja kuigi mul on plaanis täna üks koostööasi filmida, siis ma mõtlesin, et ma ei pea alati neid asju tegema kõik esimesena. Et nagu tavaliselt jah, ma alati nagu sean prioriteedi selle järgi, et okei, mul on vaja filmida või mul on vaja koristada või nagu midagi sellist. Aga täna ma lihtsalt otsustan, et ma teen lihtsalt praegu scrapbooki ja need teised asjad saavad oodata. Teen neid siis natuke pärast poole. Kus see scrapbook ise on? Kõik asjad on ilusti ära organiseeritud. Et siis on need hea üles otsida kogu aeg. Ma olen ise ka nii põnevil, sest nagu esiteks ma ei ole nii ammu vaadanud, mis ma siin nagu viimati tegin. Ja teiseks mul on nii palju asju eelmisest aastast kogutud. Ja mingi hetk ma jätsin selle pooleli, sest ma nägin, et ma ei täida seda scrapbooki piisavalt. Ma ei teagi, kus laua peal seda teha, sest nagu kõige rohkem ruumi on siin. Nii et võib-olla teemegi seda siis ikkagi köögis oma uute ilusate lillede juures. See on see algus, see on nagu reaalselt nii naljaks, et nagu sa oled mingi 2 aastat võib-olla edasi kasvad või nagu 2 aastat on edasi läinud ja ma praegu ei teeks never mingit sellist lehte. Aga samas nagu reaalselt kõik need 2024, kõik need mälestused, see on lihtsalt, ma ei tea, nii vinge. Wow. Okei, siin on nagu, siin pole mitte midagi, aga ma tahtsin need töö juurest saadud need notesid panna ja see oli minust nii nunnu. Wow, USA reis. Wow, okei. Kas on siit lahti tulnud või see ei olegi siin olnud. Aga jaa, meie lennupilet. Ja kuigi ma nagu, rohkem polegi. Ja kuigi ma nagu tahan, et see näeks visuaalselt ilus välja, siis tegelikult ega ma ei tea, kas see isegi siin nagu mingi mega visuaalselt ilus välja näeb. Et see ei ole mingi kunstiteos, vaid ma pigem lihtsalt panen oma mälestusi siia. Ja ma ei tea, seda on nii fun teha, aga toon kõik oma asjad, mida ma ei ole väga ammu kasutanud ja hakkame pihta. Need olid võib-olla mu puhkuse kõige paremad tunnid. Nagu ma väga nautisin seda scrapbookitamist. Aga ma näitan teile kaugele ma jõudsin või mis ma tegin, sest see on minu jaoks selline tegevus, et ma ei saa samal ajal midagi rääkida. Ma olen täiesti oma tsoonis ja kell on 3, ma ei tea, kaua ma tegin seda.
aga ma tegin 3 lehte vist. Ja noh, see on ikka kohe näha, et siis kui ma eelmine aasta nagu mõtlesin selle scrapbooki peale veel, siis ma kogusin neid asju ja mul oli päris palju asju siia scrapbooki panna. Ja nüüd, kui ma mõtlen nende põhimõtteliselt peale eelmist kevadet, ma ei ole mitte midagi kogunud ja seda on näha, et mul ei ole ka väga midagi panna, nii et need järgmised lehed, mis ma teen, tulevad täiesti random, aga praegu mis ma juurde tegin, oli see üks USA leht jällegi. Ma jätsin siia selle Grand Canyoni kaardi ja siis mul oli päris palju kleepse ja minu meelest oli väga cute. All the memories. Nii hea meelde tuletada jälle. Ja siis mu lemmik, ma arvan, tuli see. See on siis meie eelmise aasta Londoni reisist ja siis me ka õega mõlemad nagu kogusime või nagu pidasime meeles, et võtta asju kaasa, mida scrapbooki panna ja minu meelest see tuli väga tore leht. Ainuke asja, mul ei olnud mitte ühtegi asja sellest Searchi kontserdist, nii et ma kirjutasin mingid laulusõnad siia. Aga väga lahe. Ja noh, kohe minu meelest, kui on mingi pilt juures, nagu see, et me siin kahekesi oleme, see annab minu meelest sellele lehele mingit, ma ei tea, teeb nagu täiuslikuks. Ja siis ma tegin Johandra pulmast, sest mul oli nii palju asju sealt, aga samas nagu ma ei osanud siia rohkem midagi muud panna, nii et ma panin selle meie pildi sealt pulmast, siis Save the Date kaardi, ma ei tea, mingid asjad lihtsalt, mis mul olid nagu kogutud, et see scrapbooki panna. Aga see sai ka päris nunnu. Ja nüüd, ma ei tea, väga tore tegevus oli see. Ja tahaks nüüd seda rohkem teha ja mitte võib-olla, isegi kui ei ole nagu nii palju asju kogutud, et siis ikkagi teha seda, siis see tegevus ise on nagu tore. Mul on päris palju mingid paberid ja kleepse lihtsalt, et nagu midagi vahepeal teha sellist, et oled täiesti eemal kõigest ja see on väga mõnus. Aga nüüd ma teen endale lõunat. Ei teagi, kas ma jõuan täna selle filmimiseni, ma ei ole veel otsustanud, kas ma tahan seda täna teha või ma jätan selle homseks, siis ma peaks meikima ja praegu tundub õues nii mõnus soe, et ma võib-olla pigem selle meikimise ja filmimise asemel läheks peale seda lõunapausi hoopis päikest nautima terrassile. Nii et ma veel ei tea, aga pesen käed ära, sest need on väga liimised. Mis ma otsustasin lõunaks teha? Scrambled eggs ja panen lahjat juustu, nagu ikka. Puhas ei olnud seda riivitud varianti, et ma võtsin lihtsalt viirutatud. Muna ja siis mul on mingi suitsuvorst, mida ma natukene hakkisin lihtsalt, sest see jäi mingist pasta tegemisest üle eelmine nädal ja lihtsalt, et mitte raisata toitu, siis kasutame natukene. Ja siis ma ostsin poolest selliseid mini tortilla wrappe, väga isuäratav. Ja ma teen lihtsalt nagu teen selle scrambled eggs valmis ja siis ma panen sinna tortilla vahele. Nii väike taste test minu nunnu siinseid taldriku pealt. Panin sriracha kastet ka natuke, see on mu lemmik muna peale. Aga kuna ma ei söö väga spicy'sid asju, siis ma olen väga ettevaatlik selle kasvaga. Väga hea, siin ei saa lihtsalt mitte midagi valesti olla. Ja see on minu jaoks kohati nii üllatav, et tortilla ja muna käivad nagu mega hästi kokku. Korraks tahtsin öelda reede. Jumal tänatud, et ei ole reede, sest meil on ikkagi üks päev veel. Aga hakkan nägu pesema. Ma olen täna ikka väga palju maganud.
ma läksin mingi 10:30, nagu 10:30 ma juba reaalselt uinusin ja ärkasin. Põhimõtteliselt Marko läks vist mingi enne 7:30 ära ja siis ma jäin ikkagi korraks uuesti magama. Aga siis ma ikkagi ärkasin natukene nagu hästi üles, ma mõtlesin, et ma magan nagu liiga palju, et see ülemagamine on ka siuke väga õhuke piir on seal. Ja väga hea on olla, kuigi mul oli reaalselt siuke tunne, et miks ikka on nii raske ärgata. Aga noh, see ärkamise osa lihtsalt ongi vist keeruline. Aga nüüd mul on hommikuseks söödud, jõin 2 tassi kohvi ära. Kell on nüüd 9:30 ja ma hakkan ennast valmis panema, sest täna ma lähen Rademari ja 24/7 nagu ühisüritusele. Ja ma räägin sellest kohe lähemalt, sest mul saab aku kohe tühjaks, aga ma tahtsin teile öelda tere hommikust. Alustame seda järgmist puhkusepäeva. Ja ma lihtsalt, see on kõige parem aeg olnud ever. Nii, ma olen valmis saanud ja nagu te näete, siis mul on jälle trenniriided seljas. Täpsemalt kutsus siis Rademar koos 24/7 nagu selle jõusaali klubiga ühele Pilates üritusele. See on Mati Pilates ja see toimub Lasnamäel. Ei ole väga suur nendel üritustel käia, sest esiteks nagu kui sa käid kogu aeg tööl, siis ongi väga raske selliste asjade jaoks aega leida. Tänane üritus on ka keset päeva. Ja noh, isegi kui on mõni õhtune üritus, siis tihti ikkagi nagu muu elu on rohkem prioriteet kui sellised üritused. Et siis jah, ma väga tihti ei käi. Aga kuna tänane üritus, ma arvan, on minulik, sest see on trenniga seotud. Ja seal on nagu midagi teha ja ma loodan, et see on nagu hea trenn. Siis ma otsustasin, et okei, mul on puhkusepäev, et ma lähen. Aga ma olen natuke, ma ei saa öelda hirmul, aga noh, mingi ärevus on ikka, sest ma ei ole mega ammu käinud kuskil suhtel üritusel ja ma lähen üksinda. Tavaliselt on ikka see, et me käime Johandraga koos nendel üritustel, sest kuidagi siis on nagu, ma ei tea, siis need asjad ei ole nagu nii imelikud ja ma ei tea, ma tunnen, et ma saan kuidagi rohkem võib-olla nautida seda, sest ma ei ole nagu oma peas selle anxiety'ga. Aga lähen üksinda ära ja vaatame, kuidas ma ennast tunnen. Ma loodan, et ma ei ole lihtsalt mega awkward, sest ma olen nagu socially väga awkward inimene ja mulle ei meeldi see, et ma nagu tean inimesi, aga ma nagu ei tea või nagu, ma ei tea, ma ei hakka üle mõtlema praegu. Ja lihtsalt lähme kohale, üks asi korraga. Aga jaa, ma panin täiesti tavaliselt need alt laiad püksid, sest mul ei ole väga mingeid ägedaid trenniriideid. Ma olen endale viimasel ajal öelnud, et okei, Liis, sul ei ole vaja uusi trenniriideid. Sul on kapp täis neid ja nüüd, kui ma hakkan ennast kuskil üritusele valmis sättima ja see on mu ainuke bluus, mida ma tahan selga panna, mis mulle meeldib, millega ma tunnen ennast enesekindlalt, siis see on märk, et mul on ikkagi vaja uusi trenniriideid, sest üks topp on natuke liiga vähe. Nii et jah, ma olen natuke aega, ma panen asjad kokku, võtan mingi banaani kaasa. Täna tundub, et tuleb mega palav ilm, aga kuna see on siseruumis, ma eeldan, ma ei tea tegelikult, äkki see on kuskil katusel. Igatahes ma loodan, mul ei hakka mega palav, sest ma kuidagi ei tahtnud mingeid lühikesi pükse praegu panna. Nii et this is me. Valmis minema üritusele. Ma tunnen, ma elan nagu need 2 nädalat täiesti mingit teise inimese elu. Käin mingi implukate üritusel. Teen mingit koostööasju keset päeva. Käin, ma ei tea, igal pool keset päeva ja lähen nüüd mingile üritusele ka. That's weird. Oli see vast pikk sõit, vähemalt tundus niimoodi.
aga ma olen kohal ja tegelikult on veel 15 minutit aega, enne kui see kogunemine pihta hakkab. Ja ma olen väga närvis, ma ei tea, kuidas inimestele meeldib sellistel üritustel käia. Lihtsalt see on täielik eneseületus, et ma täna siia tulin. Sügavalt hingetõmbed. Ma arvan, et ma varsti lähen, lihtsalt otsin selle koha ülesse ja ma vaatasin, et see on ikkagi katusel, nii et seal ilmselt on suht soe, kuigi täna on päris tuuline. Õnneks mul on pusa kaasas, aga jah, teeme ära. Autos on lihtsalt korralik saun ja mu tukk on lihtsalt wild, sest nii suur tuul oli, et ma kogu aeg pidin lihtsalt näppima seda. Väga kreisiga pole, aga üritus on läbi, kell on nüüd 3 ja väga tore oli, mulle meeldis nagu see, et Rademari poolt räägiti väga palju sellest trenni brändist, mida nad maale toovad. Atleisha on selle õige nimi. Ma olen nagu kogu aeg vaadanud ja mõelnud, et kuidas see täheldatakse, aga nüüd ma tean. Ja saime ka mingi toreda kingikotti, ma pärast näitan kodus. Aga jah, nagu sellest oli väga huvitav kogemus, et issand, ma ei saa aru, kas see on udune. Enamasti, kui ma olen kuskil üritustel käinud, siis ma ikkagi tean kedagi ja ma nagu on kellegagi rääkida, aga siin oli kuidagi minu jaoks täiesti uus seltskond, aga samas nagu huvitav, et see maastik Eestis on ikka nii suur ja ma arvan, et mina olin enamus inimeste jaoks väga võõras, sest ma ei tea, ma tunnen alasti mingit imposter sündroomi, kui ma sellistel üritustel käin, sest ma olen enda meelest nagu, ma ei nimeta ennast mingiks influkaks, aga igatahes ma olen kodu poolest, mul on nii palav, mul on kõht täiega tühi ja ma tahan siit linnast välja saada. Ma olen praegu väga uhke iseenda üle. Et ma hakkasin hoopis süüa tegema ja teen endale täpselt sama lõunat, mis eile, siis mul tuli meelde. Mul on neid tortillasid. Aga I'm dying. Mul on nii kõht tühi ja see on täpselt see tunne, mida ma üritan vältida. Kell on juba 4 ja ma söön alles praegu lõunat ja tänane päev läks toitumise poolest nagu täiesti pekki, sest ma isegi, nagu ma ei tea, mida ma hommikul mõtlesin. Ma sõin nagu ühe osa oma hommikusöögist ja nagu ei, ma ei taha sellest rääkida. Oh my god. Ma olen ammu nii õnnelik olnud, et süüa lihtsalt. Elu on jälle ilus. Väga hea oli süüa. Ja see natuke aitas mu enesetunnet paremaks teha. Ma olen nüüd kuidagi nii väsinud, et ma tahaks lihtsalt ülejäänud õhtu diivani peal istuda. Aga igatahes, siin me oleme. Näitan teile neid kingikotte. Alustame sellest. Me saime need matid kaasa võtta, mis on väga tore. Kuigi ma ei tee väga kodus trenni praegu, siis mulle meeldib see matt rohkem, mis mul praegu on. Praegune on üks mingi Rexona ürituselt saadud matt, aga see materjal on nagu veits parem. Nii et see läheb kuskile sinna taha tuppa ja võib-olla kunagi tuleb kasuks, et on kodus olemas. Ja siis meil on Nixi kott, mis on muidugi Nixi kraami täis. Nokamüts ja prillid, mida ma ilmselt ei hakka kasutama, nii et ma ei tea, mis ma nendega teen. Aga väga palju Nixi batoone, mis on alati tore. Need on siin mõnusalt natuke küpsend, sest seal üleval oli tõesti kohati väga palav. Aga need kleepsud, väga tore.
see on alati tore, kui saab kappi mingi snäki varu panna ja siin on väike varu olemas. Ja siis Rademari poolt üritus keskendus siis sellisele brändile nagu Atleisha ja jah, siin on paar asja, ma tegelikult nägin juba neid kõiki, sest osad panid seal selga ka. Aga ja see sportspraa on mega ilus, helekollane ja see nägi seljas väga hea välja. Et see kindlasti läheb kasutusse ja saab väga palju kasutust. Ja siis on siin ka T-särk, mis tegelikult on mega tore, sest ma just ütlesin, mul on nii vähe pluuse, millega trennis käia. Ja kuigi üldiselt ma eelistan selliseid ilma varukateta, eriti jõusaalis, sest ma ei tea, seal kuidagi tunnen ennast mugavamalt, kui mul ei ole varukaid, siis nagu kui sa higistad, siis on veits paremini märgst, kui varukaid ei ole. Aga ikkagi väga ilus ja ülipehmes materjalis. Nagu see on ka mega tore, et nad rääkisid päriselt sellest brändist nii palju materjalidest. See andis kuidagi palju parema tunde selle brändi osas kohe ja ma enne väga, nagu ma teadsin küll sellest ja mul on vist isegi eelmine aasta ostetud üks jooksupüksid ja üks pluus, mida ma nüüd pole ammu kandnud, sest ma kuidagi ei vibe praegu selle värviga, mis ma ostsin, aga need väga mõnut värvi. Ja seal oli ka see sügiskollektsioon väljas, kus oli väga palju ilusaid pruune asju, nii et kindlasti tasub vaadata, sest see on hästi nagu, kuidas eesti keeles öelda, affordable, nagu pigem siuke soodne bränd, aga samas need lõiked ja kvaliteet on ikkagi väga hea. Et täitsa julgen soovitada. Ja siis Rademarilt üks veepudel. Ja veel üks väga huvitav asi, nad rääkisid ka sellest nagu spordiriiete hooldusest. Siukse brändi nagu Tocco, kuidas ma ütlen siis, rõivahooldusvahendid või? See on siis mõeldud pesuvahend, kõrgtehnoloogiliste riiete, näiteks trenniriiete, matkajoppede, suusajoppede ja muude asjade pesemiseks. Isegi see õpetus kirjas, kuidas seda kasutada, et väga huvitav. Kindlasti proovin ära. Siis, kuna see oli ju ka 24/7 fitnessiga koos üritus, siin on väike kinkekaart, 30 päeva pakett, väga sobilik mulle, sest ma muidu ostan ise alati täpselt seda 30 päeva paketti ja saan ühe kuu täitsa tasuta, nii et väga tore. Aga jah, see üritus nagu mulle meeldis see, et seal oli trenn ja nagu sai palju uut infot. Aga jah, kuidagi see söömise osa oli minu jaoks, ma ei tea isegi, mida ma mõtlesin, et ma olin nagu tegelikult juba näljane. Et tegelikult oli lõunaaeg, kui see üritus hakkas ja trenn hakkas ise alles 1:30. Et siis jah, lõpuks ma lihtsalt tundsin, kuidas mu kõht koriseb ja seal oli nii palav. Aga ikkagi hea meel, et ma läksin, ma ületasin ennast selles suhtes, et see tõesti oli minu jaoks nagu väljakutse, et üksi üritusele minna. Samas ma nagu tunnen, et see andis mulle mingis mõttes siukest, ma ei teagi, kas kindlustunnet või nagu mingit siukest tunnet, et okei, ma käisin nagu ühel üritusel ära, see oli tore. Aga ma tunnen, et mul on nüüd jälle mingit pausi vaja, et ma ei ole väga üritustel käia, sest minu jaoks, ma ei tea, ma olen lihtsalt sotsiaalselt awkward, nagu ma enne ütlesin, ja minu jaoks on lihtsalt nii pingeline. See on, ma arvan, fine, et inimesed on erinevad ja kindlasti paljudele väga meeldibki siuke suhtlemine ja käia nendel üritustel kogu aeg, aga jah, minu jaoks see oli, ma ei tea, võib-olla sellepärast ma olen ka nii väsinud, et see oli nagu mentaalne pingutus minu jaoks, et minna. Ja siis ka see trenn ise oli nagu, kohati raske, ta ei olnud mingi super raske. Ei tea, kuidagi see võttis mu väga läbi ühesõnaga. Aga nüüd ma panen need asjad ära. Ma ei jaksa isegi pesema minna praegu. Ma olin hommikul nagu nii energilises tujus või nagu nii energiline oli olla ja nüüd ma tunnen, et ma olen täiesti tühjaks pigistatud. Aga jah, see on kindlasti ka tänu sellele, et ma ei söönud täna piisavalt.
et seda vlogi mitte nii negatiivsel toonil lõpetada, siis siin ma olen ja ma tegelikult olen mega tänulik, et mind üldse märgatakse ja kutsutakse sellistele üritustele. Ma lihtsalt olin kuidagi väsinud sellel hetkel, kui ma filmisin ilmselgelt. Aga aitäh, et sa vaatasid seda vlogi, kui sa jõudsid selle vlogi lõppu, see tuli jälle nii pikk. Ma proovin ennast selle jäppamisega tagasi hoida, sest need vlogid on nii pikad viimasel ajal. Aga suur aitäh, et vaatasid ja loodan, et kõigil on mõnus augustikuu käimas ja naudite suve veel täiega ja näeme järgmises videos. Tšauki!